Minu selja taga siin on Eesti inseneride looming. Analoogi sellel maailmas ei ole, aga siin Eestis on ta välja mõeldud selleks, et Päästeametil oleks metsa ja kulupõlengute kustutamine palju lihtsam. See konteiner on võimalik tuua igale sündmuspaigale kohale, tiivad aetakse laiali, täidetakse rohkem kui 30 kuupmeetri veega ja sealt hakkab vett võtma päästekopter oma alla rippuva veekotiga. Miks ei saaks järvedest vett võtta? Probleemiks oli see, et põuastel aegadel on Eesti siseveekogud väga madalad ja mudased ja nende kustutuskott ei täitu korralikult sellistes veekogudes. Ja teine efekt on selle konteineril see, et me saame selle sündmuskohale väga palju lähemale tuua, sest Päästeamet oma pumpadega saab ka väga madalates kohtades vee kätte ja lisaks saame seda vett ka pakkautodega tuua. See annab meile selle efektiivsuse, et see helikopteri tööaeg on palju efektiivsem ja kustutusrünnakud on palju tihedamad heited. Sel nädalal harjutasid lennusal ka erinevad meeskonnad Männikul vee haaramist. See võib tunduda õudselt lihtne, et lihtsalt sõidad, natuke laskud, võtad selle vee sinna sisse, aga tegelikult see koti saamine konteinerisse on väga raske, mis eeldab kogu meeskonna väga head koostööd. Abiks on helikopteri meeskonnas ka liige, kes tihtipeale kopterist hoopis välja aetakse. Vastab tõele, et mind aetakse sealt välja, aga parimate kavatsustega, et appi minna nendele inimestele, kelle seda vaja on. Aga koti kustutamise juures on see, et minul on selline toetav ülesanne. Aitan kotti paigutada sinna, et kopteri meeskonnal oleks hea pilt, kus kohas kott on, et ta ei läheks lendlema ja et meie vaatest oleks kõik ohutu. Saan ka maa pealt juhendada kopteripiloote, et kui kotti ühendatakse kopteri alla kinni. Kui me hakkame sellele konteinerile lähenema, siis seda esmalt näevad piloodid, aga mingi hetk neil kaob kontakt selle konteineriga ära ja siis nad ei näe mitte midagi muud kui ilusat Eestimaa loodust ja erinevaid näidikuid oma töölaual ja siis kogu see juhendamine käibki vintsi operaatori juhendamisel. Parim oleks muidugi, kui seda kotti kunagi vaja ei oleks. Aga kahjuks on alanud need ajad, kus päästjatel eriti palju tööd. Meil ongi võib-olla siis 2 hooaega, vahest ei ole, vahest on 1 ja see on see kevadine, on see kulupõlengute aeg, mis praegu on käimas ja meil juba see aasta on olnud üle 300 põlengu, mis on peaaegu 3 jagu rohkem kui eelmine aasta. Aga siis teine asi on see, kui tuleb põuane suvi, aga seda me kunagi ei tea, aga põuane suvi on see, milleks me siis praegu siin valmistume, et seda kopterit me kasutame eelkõige siis suurematel metsatulekahjudel. Veekotti mahub umbes kuupmeeter ehk tonn vett, seega ohutuse mõttes tasub sellest eemal hoida nii vee võtmise kui vee allalaskmise käigus.